Tere tulemast Oskuste Akadeemia veebiseminarile Oskuste kompass praktikas. Mina olen siis Kutsekoja oskuste süsteemi arendusjuht Kerli ja juhin tänast veebiseminari. Ja alustuseks tahangi siis kõigepealt öelda seda, et meie oskuste süsteemi väljatöötamist ja Oskuste Akadeemiat rahastatakse siis Euroopa Sotsiaalfondi projektist Kutsesüsteemi reform. Ja tänasel veebiseminaril me teeme siis koostööd Haridus- ja Noorteametiga ning Eesti Karjäärinõustajate Ühinguga. Ja tänane siis veebiseminar on siis ellu kutsutud selle mõttega, et kuigi me oleme varasemalt karjäärispetsialistidele, eriti Töötukassa poole peal Oskuste kompassi hoolega tutvustanud ja nende siis karjäärimessidest osa võtnud, siis tekkis meil mõte, et tegelikult nagu rohkem sinna karjääriõpetajate poole ka tutvustada ja uurida, et kuidas siis koolides üldse läheb, et kui palju praegu kasutatakse Oskuste kompassi, nii et sellest siis sündis meil see idee täna siis uuesti jälle kompassist rääkida. Ja täna on meil 3 põhiesinejat, et kõigepealt siis ma teen sellise kiire sissejuhatuse oskuste teemasse ja Oskuste kompassi sellise lühitutvustuse, kuna ilmselt kui Kadri räägib, siis ta juba nii-öelda näitabki rohkem seda kompassi sellest vaatest, mida ta õppetöös teeb, nii et sealt saate siis juba põhjalikum ülevaate. Ja nagu ma ütlesin, et Kadri siis Paikuse kooli õpetaja, haridustehnoloog ja karjäärikoordinaator, päris mitu rolli, ilmselt saab endast veel põhjalikumalt tutvustada, kui tema ettekande aeg tuleb. Siis on meil täna veel minuga koos siin Otto, kes on siis Kutsekoja süsteemi analüütik, et Otto siis näitab, täna on siis esmakordselt võimalus natuke piiluda ka sellele poole, et mis me edasi hakkame arendama Oskuste kompassi, et mis sinna varsti juurde tuleb, et natukene tekitame teist ka isu tänase veebiseminariga. Ja viimasena saab meil siis sõna Haridus- ja Noorteameti Euroguidance'i programmijuht Margit Rammo, kes siis räägib sellelt poolt, et milliseid programme ja tegevusi Haridus- ja Noorteamet on siis planeerinud just sellise karjääriõpetaja suuna peal ka. Et selline plaan meil tänaseks on. Aga siis jah, loodan, et siis saate chati panna juba ka, et kui olete kompassi kasutanud või on mingi kogemus või mingi tagasiside, et siis on pärast hea tore sealt chatist ka näha, et missuguste huvidega te olete täna siia meie juurde jõudnud. Aga nüüd sissejuhatuseks. Miks siis oskuspõhine lähenemine on oluline, miks me oskustest kogu aeg räägime, üha rohkem räägime, vähemasti meile endale tundub nii, et me sellest hästi palju siin ka Kutsekoja poole peal räägime. Et oskuspõhine lähenemine meie jaoks tähendab sellist üksikoskuse suuremat esile toomist ja siia ma olengi toonud sellised 10 näidet selle kohta, kuidas see oskuste fookus saab võimendada iga õppija arengut ja toetada elukestvat õpet. Ja kui me nüüd täna räägime võib-olla rohkem sellisest noorest ja õppijast, siis kõige rohkem nendest näidetest ma tooksin esile seda 6. punkti, mis ütleb, et oskuspõhine lähenemine võimaldab suuremat teadlikkust üldoskustest, et ma tean, et koolides on see hästi fookuses ja ka meie oma oskuste kompassis oleme üldoskuste kirjeldamisele pannud väga palju rõhku. Samuti rõhutaksin seda 9. punkti, jälgida ajas indiviidi oskuste arendamist ja omandamist, et selles suunas me töötame praegu just oskuste kompassi edasiarenduses ja personaalse teenuskeskkonna loomisega. Ja siis tahaks rõhutada seda 10. punkti, kaardistada õppekavas sisalduvaid õpiväljundeid oskuste arendamise kontekstis. Et ma arvan, et jällegi selline punkt, mis koolidele oluline, et kuidas siis ikkagi need oskused kuidas need õppekava õpiväljundid oskusteks ümber tõlkida, eks ju. Ja kuidas õppetööd kavandada.
Et see on see, mis võiks siis rohkem kõnetada. Nüüd oskuste kompassi arendused on tegelikult osa sellisest suuremast terviksüsteemist, mida me siis välja arendame kutsekojas. See on tervikliku oskuste ja kutsete infosüsteemi loomine, et ilmselt OSKA uuringute osa on kõigile juba tuttav ja kutseregister on väga kaua juba olnud, aga ka kutseregistris on uusi arendusi ja kõik need 3 nii-öelda sammast kasvavad siis selliseks terviklikuks oskuste ja kutsete infosüsteemiks ja see oskused.ee, mis täna on juba kõigile kättesaadav, ongi siis selline meie nagu esimene arendusetapp, kus me tahtsime siis kõik selle oskuste registri ja ametite kirjeldamise ja töövaldkonnad tuua nagu inimestele kogu selle info kätte. Seal on ka juba ühtlasi mõningasi vahvaid funktsionaalsusi, kuidas seda kasutada. Siis teenusekeskkonnas me keskendume juba sellele, et iga indiviid saaks sisse logida ja oma oskusprofiile koostada ja neid salvestada. Et see on siis samm edasi just selle nagu personaalse lähenemise suunas. Ja plaanis on siis ka analüüsikeskkonna osa juurde tuua, mis siis töötleb andmeid ja annab siis sellist tõendust, annab tõendust selle kohta, et mis valdkonnad on olulised või mida üldse andmetest saab välja lugeda, millised oskused on inimeste jaoks olulised, millistes töövaldkondades rohkem oskusi on puudu. Et loodame, et siis selline analüüsikeskkond annab meil võimaldada selliseid toredaid väljavõtteid ka teha. Nii et selline, et tekiks ka ülevaade sellest, et mis meil siin kõik siis veel tulemas on. Nii. Aga siis tõesti meil on päris palju sihtrühmi, kellega me igapäevaselt tegeleme ja koostööpartnereid, et loomulikult on see õppija ja noor meil sihtrühmas, kellele me siis anname võimaluse neid oskusi kaardistada. Meil on tööotsija, sealhulgas karjääripööraja, võib-olla ka tööturule siseneja roll, eks ju. Siis teeme väga palju koostööd karjäärispetsialistidega ja nõustajatega, mis see nende vajadus on, millist infot inimesed otsivad. Siis on meil tööandja, kutseandja, et ka neid huvitab teatud informatsioon ja digitaliseerime ka siis nendele tööprotsesse. Juba mainitud haridustöötaja ja koolitaja, et tegelikult oskuste register on juba täna, eriti roheoskused, päris aktiivselt kasutusel olev nii-öelda kaup, mida vaadatakse, et millised need roheoskused on, mida näiteks ka õppekavadesse juurde panna. Ja loomulikult poliitikakujundajal on suur huvi, et saada siis nii läbi selle OSKA andmemudeli näiteks sellist häid sõnumeid, mida kasutada, teha andmepõhiseid otsuseid poliitikas. Et see kõik siis siin nii oskuste kompassis kui ka oskuste ja kutsete siis suuremas infosüsteemis nii-öelda kokku võiks joosta. Nii, aga siis jõuame selle kompassi juurde täpsemalt, et aadressilt oskused.ee siis oskuste kompassi leiab ja see on siis meie nii-öelda beebitööriist, kus me kogu aeg praktiliselt igakuiselt uuendame andmeid ja kus saab siis tõesti vaadata oskuseid, nende oskustega seotud ameteid ja seda, millised ametid on erinevates töövaldkondades ja seda materjali me muudkui ka arendame juurde. Nii et meil tõesti tuleb, me kirjeldame ka ameteid juurde, nii et see seal ei ole kõik veel lõplik, vaid saab ka teha ettepanekuid, nii et kui on mõtteid ja ideid, et mis on teie jaoks nagu oluline või puudu, siis me kogu aeg ootame seda tagasisidet, et meile väga meeldib, et Töötukassa on selline hea partner, et nemad alati annavad meil tagasisidet, et mingi amet on kirjeldamata, et selle võiks nüüd ette võtta. Või mida nad nagu rohkem vajavad, et näiteks nõustada oma kliente. Ja siis mul ongi üks video, millega ma juhataksin siis selle oskuste kompassi teema sisse Kadri jaoks, et oleks selline hea tutvustus.
kompassi kohta teil ka olnud just nendele, kes pole varem võib-olla oskuste kompassiga tuttavad, et siis saab siin, see on üks minut oli see vist, jah. 1-minutiline video, et sihuke kiire ülevaade saada, mis siin on. Tere tulemast tutvuma oskuste kompassiga. Oskuste kompass on oskuste kirjeldamise ja ametitega seostamise tööriist, kust leiad väärt infot 23 töövaldkonna, ligi 400 ameti ja 3000 oskuse kohta. Siin saad otsida oma oskusi, neid hinnata ning vaadata, millistes ametites sinu oskused vajalikud on. Lisaks saad eri ameteid võrrelda, tutvuda tööturu statistikaga ning leiad ka infot ameti õppimis- ja karjäärivõimaluste ning palju muu kasuliku kohta. Enda hinnatud oskusi on võimalik näha minu kompassi all ning siin on võimalik katsetada ka mängulist ametisoovitaja testi, mis pakub sulle sobitavaid ameteid sinu märgitud oskuste ja lühikese ametisoovitaja testi vastuste baasil. Tule ja leia oma suund oskuste kompassis. Oskused.ee, sinu oskused, sinu võimalused. No nii, et selline väga kiire ülevaade, aga nüüd ma vist juhatakski siis sisse juba Kadri, et ma ei tea, mis mütsi sa täna paned karjääriõpetaja mütsi kõige rohkem pähe või on nagu segu haridustehnoloogist ka? Tere kõigile ka minu poolt. Mul on ikka kogu aeg kõik mütsid peas ja sinna pole midagi teha. Nii, aga jagan teiega oma ekraani. Loodetavasti see hüppas kõigile siia kenasti ette. Ja alustuseks tõesti tutvustan siis natukene oma tausta. Et nagu juba öeldi, töötan siis õpetaja, haridustehnoloogi ja karjäärikoordinaatorina. Ma võiks seda loetelu veel jätkata. Paikuse koolis Pärnus. Ja meil on siis tegemist põhikooliga üle 600 õpilase, nii et Pärnu mõistes täitsa selline pigem suurem kool. Ja mina põhiliselt annan informaatikatunde, aga olen siis andnud ka ettevõtlus- ja karjääriõpet. Et meie koolis on siis esimeses kooliastmes majandustunnid, teises kooliastmes rahatarkus ja kolmandas kooliastmes sellised lõimitud ettevõtlus- ja karjääritunnid. Nii et meil on ka mõned tõesti sellised pisikesed sutsakad, kus täiesti aines saab keskenduda karjäärile ja oskustele, aga loomulikult need on liiga sellised väikesed sutsakad ja ka iga aineõpetaja peaks siis panustama sellesse, et see õpilane saaks ennast tundma, oskaks ennast natukene analüüsida, tutvuks oma huvidega, oma oskustega ja sellest ma üritangi teile siis täna rääkida nii oma kogemusest, mida mina olen siis nii ettevõtlus-karjääriõpetuses kui informaatika õpetajana kasutanud ja samamoodi üritan siis sisse tuua ka selliseid mõtteid ja paralleele, mida ma karjäärikoordinaatorina olen siis soovitanud oma kolleegidele või üldse kuskil siis jaganud, et kuidas seda oskuste kompassi kasutada. Ja ma tahaks enda kohta veel seda öelda, või õigemini ma olen siiamaani enda kohta seda öelnud, et ma olen väga suur Oska fänn. Ja täna ma sain teada, et asi on siis hoopis laiem, et nüüd ma saan siis öelda, et ma olen suur oskuse fänn. Kui ma seda õigesti käänasin. Ehk siis minule õpetajana väga meeldivad Oska lühiraportid, mis annavad siis väga hea ülevaate erinevatest valdkondadest, et aineõpetajana saabki siis just vaadata seda oma ainega seotud valdkonda, tutvuda tõesti nende trendidega. Et mina usun sellesse, et iga õpetaja ja tegelikult iga koolis töötav spetsialist on karjäärispetsialist. Et olles kõigepealt muidugi eeskuju oma ametit näidates, aga tegelikult ka oma valdkonnas. Ja väga raske on ennast kõikide nende trendidega ju kursis hoida seda. Me teame, et meil on tänapäeval info üleküllus ja seda kõike on väga palju ja Oska raportid on minu arust suurepärane lühike kokkuvõtlik materjal, mis siis õpetajana mind harib ja tänu sellele ma saan siis ka õpilastele kasulikum olla. Ja oskuste kompassi olen ma siis kasutanud 2 suuna pealt, et ennekõike aineõpetajana erinevates ülesannetes. Ja hästi lihtsalt öeldes ma võib-olla ütleks siis nii, et see veebileht on väga hea selline kontrollitud infoallikas, millele üles ehitada siis erinevaid ülesandeid.
Mida ma siis olen teinud oskuste poole pealt, et nagu see tutvustav video rääkis, et siis siin on, ütleme, 3 sellist poolt võib-olla, on siis see oskuste pool, mis on selline hästi-hästi põhjalik, ametite kirjeldused ja siis kõige vähem mina isiklikult olen siis selle oma kompassiga toimetanud. Et see on võib-olla siis inimesele endale selline analüüs, mida ma arvaks, et võib-olla põhikooli lõpus, 4. kooliastmel ja sealt kõrgemale on nagu parem kasutada. Alustame siis esimesest poolest, et siin on siis erinevad oskused, mis on jagatud väga-väga mitmekihiliseks. Et kui me avame, võtame siin näiteks enesejuhtimisoskused, siis kõigepealt ongi lühikene lause, et millised oskused siia alla lähevad ja siin on näha siis kenasti ka erinevad alamoskused. Ja nii mõnelgi alamoskusel on veel omakorda siis mõned alamoskused olemas. Nii et siin annab juba iseendal on hästi põnev siin ringi vaadata ja siin annab siis üles ehitada ka selliseid erinevaid ülesandeid õpilastele. Mina pean küll tunnistama, et seda oskuste poolt mina olen kasutanud ainult 3. kooliastmega, sest mida mina õpetajana näen, on see, et üks selline võib-olla miinuspool õpilastel on ka see sõnavara. Ja tegelikult siin see oskuste sõnavara on pigem natukene keerulisem ja suunatud võib-olla kas siis vanemale õppijale, täiskasvanud õppijale. Ka 3. kooliastmel on siin omajagu selgitamist, erinevate oskuste selgitamist, näiteks mida need tähendavad, näidete toomist, et siin on see õpetaja juhendamine kindlasti hästi oluline. Et 2. kooliastmega mina tõesti seda ei ole kasutanud, küll aga ameteid, mille juurde ma siis varsti jõuan. Ja üks variant kindlasti ongi siis suunata see õpilane sellisele eneseanalüüsile, et ta tutvukski nende oskustega ja läbi selle saab seda sõnavara väga hästi siin arendada. Et kuna siin on toredasti ka see nii-öelda isiklik kompass olemas, et siis siin on olemas ka see, et ma saan märkida neid erinevaid oskusi, mis tasemel minul need on. Siinjuures need töötavad siis nii sellel ülemisel tasemel kui ka kõikide nende alamoskuste puhul ja selle jaoks, et see ametisoovitaja midagi soovitaks, ma siin teile näitamiseks tegin seda mõned oskused läbi ka. Selle jaoks tuleb siis ära märkida vähemalt 30 oskust. Ja ma saan endale anda siis hinnangu, kas ma olen alles algaja, vajan juhendamist, kas ma juba üht-teist tean midagi selle pädevusega seotud või ma olen siis nii meisterlik, et ma võin ka teisi juhendada. Et selline hästi lihtne ja ka õpilasele arusaadav liigitus. Ja kui ma need ära valin, siis me saamegi hüpata nii-öelda siis sellesse 3. ossa, mis on siis minu kompass, kus tuleb siis märkida veel mõned sellised oma eelistused, näiteks oletame, et ma olen karjääripööraja või mind huvitabki, et milliseid teisi ameteid ma siis oma oskuste ja pädevustega saaksin vaadata. Ja siit edasi tulebki siis ametisoovitaja. Et mina ei teinud siin kõiki neid läbi, aga loomulikult, kui nüüd need kõik oskused põhjalikult läbi vaadata, nagu me videost teada saime, neid on tuhandetes, ehk siis see võtab omajagu aega, et siis kindlasti tuleb ka selline võib-olla rohkem täppi minev ametisoovitaja, need soovitatud ametid. Aga siia oskuste juurde tagasi hüpates, et siis mina olen seda kasutanud eneseanalüüsi juures vanemate õpilastega, kus väga tihti on ju ka see, et ma ei oskagi midagi või ma ei oskagi ennast kirjeldada näiteks. Et siis see on selline väga hea spikker, kust järjest nagu vaadata. Et seda eneseanalüüsi saab teha siis nende nii-öelda peaoskuste põhjal, et mõelda juba, et kas õpilane ka teab, mis näiteks oskab ise näiteid tuua, mis asjad sinna käivad. Ja siis neid lahti klikkides saab ta siis järjest rohkem siit siis teada. Kõikide nende oskuste all on siis ka sellised selgitused, mis on väga-väga hea, aga nagu ma ütlesin, oma kogemuse põhjal ka 9. klassiga ikkagi teatud asju tuleb siin õpetajal natukene juurde selgitada. Ja niimoodi saabki siis õpilane tutvuda selliste erinevat tüüpi oskustega ja näiteks siis ka valida, et kasutada seda sama minu kompassi või mõnda õpetaja ette antud siis mingit sellist liigitust või küsimusi, kus ta saab siis vaadata, et millised oskused on temal juba olemas. Nii, ja teine pool oskuste kompassist on siis ametikirjeldused. Neid olen ma tunduvalt rohkem kasutanud ka eri vanustega.
Ja see süsteem mulle ka väga-väga meeldib, et ühelt poolt siin saab juba alustada siis valdkondadest, et siin üleval alati veebilehel on need põhimenüü valikud näha, ükskõik kus me siis ringi käime. Ja üks võimalus aineõpetaja seisukohalt ongi siis vaadata just see, mis puudutab tema ainevaldkonda. Ja tutvustada, et kuna meil enamik õppekavades on ju see ka sees, et aineõpetaja peaks tutvustama erinevaid ameteid, mis siis tema valdkonnaga kaasas käivad, siis see on selline minu meelest väga lihtne, ilus, ka visuaalselt nagu selline tore ja kergesti hoomatav võimalus seda teha. Nii et siit saabki siis valida, et näiteks mina informaatikaõpetajana võtangi siis selle info- ja kommunikatsioonitehnoloogia. Kõigepealt on siis selline lühikene selgitus, mis kirjeldab seda valdkonda, mida me siis vaatame. Allpool tulevad siis kõik need ametid, mis selle liigituse järgi siis käivad selle valdkonna alla. Nii et siin on juba selline väga hea arutluskoht õpilastega, milliseid neid ameteid nad teavad, milliseid võib-olla on kellelgi mõni lähedane pereliige, tuttav, kes siis töötab mõne ameti peal, mida nad teavad nendest ametitest. Mõned sõnad on siin võib-olla täiesti võõrad neile ja nii edasi. Et juba see selline valdkondlik ülevaade või kas või see mõtestamine, et ohoo, et selline amet käib selle valdkonna alla ja kuidas see nüüd on seotud näiteks selle minu õpetatava ainega. Et milliseid oskusi ja teadmisi me saame siit ainest, mis siis aitavad mul tulevikus näiteks selles ametis töötada või selles valdkonnas töötada. Et juba see ainuüksi niisugune valdkondlik liigitus on minu kogemuse järgi nagu õpilastele väga põnev, nad ei ole sellega tavaliselt kokku puutunud ja juba selle pinnalt tekib siis erinevaid arutelusid. Samamoodi on, hiljem näitan ka siis mõnda ametit, et samamoodi on ka seal nende ametite juures need sarnased ametid, et see on ka üks minu meelest hästi hea tööriist, sest mida ma õpilaste puhul nagu tihti näen, ongi see, et tal on huvi millegi vastu. Ta oskab öelda, et mul on huvi sama arvutite vastu näiteks või mul on huvi näiteks, ma ei tea, keskkonnakaitse vastu, aga ta tegelikult ei tea, millised ametid selle huviga seostuvad või kaasas käivad. Ja kui ta suudab või õpetaja abiga või karjäärispetsialisti abiga luua siis neid seoseid, märksõnu, mida siit üldse otsida, siis juba see avardab kindlasti kõvasti tema siis sellist vaatenurka siinkohal. Ja et mina ise olengi siis oma ainetes kasutanud ennekõike näiteks siis informaatikas kasutanudki seda IKT valdkonna kirjeldust, millised ameteid nad teavad, mida nad arvavad, milliseid ülesandeid need ametid täidavad, mida üldse vaja on. Alustada saab ka loomulikult nii-öelda kõigepealt nullist, küsida üldse õpilaste kohta, milliseid ameteid nad oskavad pakkuda ja siis siit juurde vaadata. Et mõlemad pidi saab siis kenasti läheneda. Ja kui me läheme siis tagasi nüüd nende ametite juurde, siis nende ametite kirjeldusteks on siis samamoodi mitu erinevat lähenemisvõimalust, kuidas see õpilane selle ameti leiab. Et üks variant on siis otsing. Siin tuleb küll arvestada seda, et mõni amet võib olla sõnastatud natukene võib-olla teistmoodi, et see amet on tegelikult olemas, aga võib-olla alati ei suuda välja mõelda, mis see on. Et ma olen ise seda kogenud, et kui õpilane tahab mingi ameti kohta otsida, siis me tegelikult lõpuks ikkagi võtame selle valdkonna ja vaatame sealt alt, mis ongi siis teine lähenemisviis, eks ole, et me võtamegi valdkonna, vaatame, mis ametid seal on ja klikkame siis selle sealt lahti. Enamik meist on siin õpetajad, vaatame siis näiteks kasutame otsingu sõna õpetaja. Et siis me näeme, et siia tulevad igasugused erinevad ametid, mis on siis õpetaja, sisaldavad nimetust õpetaja või mõne teise otsingusõna puhul ka on juba seotud siis sellised sarnased ametid. Võtame siis ühe laiema, näiteks siis aineõpetaja. Kõigepealt see kirjeldus algab siis sellise üldkirjeldusega. Ja see on tavaliselt see, et ükskõik millist ülesannet ma teen, on see mingi infootsingu ülesanne või lugemine või tuleb selle põhjal pärast mingisugune, ma ei tea, esitlus teha, siis see on see osa, mida ma alati palun õpilastel läbi lugeda.
et nad tegelikult saaksid aru, kas see on see amet, mida nad otsisid. Mõne ameti puhul on see lühike, mõne ameti puhul üsna põhjalik see, aga see on selline esmane kirjeldus, mis annab neile siis aimu, et kas see on see, mida nad tegelikult mõtlesid. Et siin tuleb jälle siis see sõnavara teema mängu, eriti selliste mitte laialt levinud ja kergesti mõistetavate ametite puhul. Siis on siin hästi toredad visuaalid, et üldse ma tahan jälle öelda, kogu selle OSKA puhul minu arvates on üks väga-väga suur boonus ongi need ilusad visuaalid. Et õpetajana neid materjale leida, et meil on tihti väga palju tekstimaterjali, aga kõik need vahvad videod ja sellised lihtsalt mõistetavad skeemid ja väikesed kritseldused, et see mulle meeldib õpetajana väga neid kasutada, et see on ka OSKA üks väga suur boonus minu jaoks. Ja need on siin meil ka kenasti näha. Mis siis tasub õpilastega siit alati läbi arutada, on siis ka see töötajate arvu muutus, ehk milline on vajadus selle ameti järgi tulevikus. Töötajate arv, kui palju meil Eestis üldse on siis selles ametis inimesi. Palk, seda päris kõikide ametite juures ei ole, aga üsna paljude juures ja see on kindlasti põhikooli õpilastele ja ma usun, et ka vanematele õpilastele väga-väga põnev teema. Et väga tihti on see, et neid huvitab mingi amet, aga nad näevad seda numbrit seal, siis see šokeerib neid. Tavaliselt on see muidugi tunduvalt väiksem, kui nemad arvasid, eks ole. Et ka sellised asjad mängivad siis nagu rolli ja see on nende jaoks kindlasti üks väga-väga põnev asi. Ja teine, mis on siis ka juba just eriti 3. kooliastme puhul selline väga laineid lööv arutelu teema ongi siis see hariduslik ettevalmistus. Ehk siis kui palju see õpilane, tema lähtub nii, et kui palju ta peab siis õppima, et seda ametit tulevikus pidada ja see on ka selline asi, mille peale nad väga tihti ei mõtle eelnevalt. Nii et see selline tore visuaal juba ka nendele, kes võib-olla ei jaksa nii põhjalikult lugeda, siis see visuaal annab sellise esmase infoga selle ameti kohta kätte. Ja siin on toredasti ka tihti siis välja toodud need sellised põhilised väiksed nopped, mis seda ametit kirjeldavad. Siis enamasti on töötingimused, mis on ka hästi põnev asi, mida õpilastega nagu analüüsida. Et kui me räägime siis sellistest väärtustest ja huvist töö vastu, et millised need tingimused tegelikult on. Et üks asi on ju ameti sisu ja teine asi on see, et kus ja kellega ja kuidas ma töötan. Ja et õpilane ka selle peale mõtleks oma ametivalikul, et kas ta tahab töötada inimestega, üksinda, meeskonnas, kontoris, paindliku tööajaga ja nii edasi. Ja enamik ametite puhul on siis kenasti ka need tingimused siin kirjas. Edasi tuleb siis see, et kus kohas õppida saab neid ameteid, erinevad õppekavad ja siis ka need samad OSKA uuringud, millest ma juba olen rääkinud. Sarnased karjäärivalikud on siin, sarnased ametid on ka siis olemas osadel. Ja siit tulebki see oskuste pool. Et see nüüd minu kogemuse järgi on teisele kooliastmele selline natukene keeruline, et nagu ma ütlesin, et teisel kooliastmel ma olen siis lähtunud nendest peakategooriatest, oleme läbi arutanud, mis asjad võiksid enam-vähem olla enesejuhtimise oskused, mis asjad võiksid olla juhendamise oskused ja nii edasi. Mõned asjad on neile siin nagu paremini arusaadavad. Ja kui ma olen teinud näiteks sellist ameti analüüsimise harjutust, et siis ma olen lasknud neil ikkagi noppida vastavalt ette antud ülesandele mõned oskused, kas siis näiteks noppida sellised oskused, mis neil juba olemas on, või näiteks noppida siit oskusi, mida nemad kõige olulisemaks peavad selle ameti puhul. Et siin peab muidugi arvestama, et mida nooremad õpilased, seda vähem oskusi on, mida nad mõistavad. 9. klassiga on juba natukene nagu lihtsam, nemad üldjuhul enamik neid oskusi siis mõistavad, saavad aru ja oskavad siit juba päris hästi noppida neid erinevaid variante. Ja võib-olla siis erinevaid ülesandeid, mida mina olen kasutanud või mida ma tean, et minu kolleegid on kasutanud, et kõige klassikalisem ongi siis selline infootsing, et kas õpetaja etteantud küsimuste põhjal või siis etteantud töölehe põhjal, siis tõesti valida endale see amet, mis mind huvitab ja noppida sealt välja siis selline kokkuvõttev info selle ameti kohta, et mille eesmärk on siis see, et õpilane töötaks selle ametikirjelduse siis tegelikult ka läbi. Matemaatikas saab ära kasutada siis, kusjuures siin ka see võrdluse nupp, et kui ma tahangi näiteks mingid kindlad ametid panna,
ma saan need ka siia võrdlusesse lisada, õpilasel on selline koondvaade ja siis ta saabki teha siis nende toredate numbrite järgi siis mingisuguseid ülesandeid, et ma tean, et meil üks matemaatikaõpetaja on seda siis kasutanud, et sealt need asjad välja noppida. Lisaks võib siis anda ülesandeks seda kokkuvõtet teha ka hoopis mingisuguse teise meetodiga, mis siis, kuidas näidata, et õpilane on selle läbi töötanud. See võib olla esitlus, mini-esitlus, liftikõne või hoopis mingisugune kritseldus või näiteks plakat, mis tutvustab seda ametit, kus see õpilane nopibki siis välja need asjad, mis tema meelest olid kõige tähtsamad. Et saab ka teha sellist minikarjäärilaata, kus kõik siis tutvustavad näiteks seda ametit, mida nemad arvavad, et nad tahaksid tulevikus teha. Ja teine pool, mis hetkel ma soovitaks siis seda oskuste kompassi õpilastele tutvustada, ongi siis mitte alati võib-olla ainetunnis, aga just see, mis ma ka enne ütlesin, et minu arvates kõik õpetajad on omal moel karjäärispetsialistid ja ma arvan, et õpetajal ikka tekib selliseid vestlusi, kas mingi oma valdkonda ameti kohta mõne õpilasega või võib-olla ka mingisuguseks võistluseks või olümpiaadiks ette valmistades. Et see on ka see koht, kus siis on väga hea õpilast suunata siia oskuste kompassi, aga mine loe sealt selle ameti kohta. Et see on tõesti selline nagu piisavalt kokkuvõtlik kirjeldus, et see õpilane kenasti jaksab selle läbi lugeda ja mõistab ka seda ja siis on hea ka selle põhjal siis arutleda. Ja loomulikult samamoodi klassijuhatajale tööriist, et eriti kui me räägime lõpuklassidest 9 ja 12, kes hakkavad juba neid valikuid siis nagu tegema, et see minu kui karjäärikoordinaatori jaoks on ka siis selline esmane koht, kuhu ma need õpilased suunan, kui nad ütlevad mulle, et nad on endale mingi ameti valinud, tunnevad selle vastu huvi, siis ma küsin, et kas sa selle oled läbi lugenud, kas see vastab sinu senistele teadmistele, kas seal oli midagi, mis oli sinu jaoks üllatuslik või vastunäidustatud, eks ole. Nii et kõik need asjad, mida saab siis õpilasega läbi arutada seal. Ja loomulikult saab seda kasutada väga hea tööriistaga ka ettevalmistamiseks. Ehk siis näiteks, kui on töövarjutamine plaanis. 18. veebruar tulemas meil üle-eestiline tööle kaasa päev, mille eesmärgiks on siis see, et lapsed lähevad kaasa oma vanematega, tutvuvad nende ametitega, et jälle väga hea võimalus siis koolis õpetajal või klassijuhatajal õpilasi ette valmistada, et nad natukene juba tutvuvad selle ametiga ja vaatavad siis, võib-olla leiavad sealt midagi uut või leiavad mingeid küsimusi, mis neil siis tekib mõne ameti kohta, mida nad saavad siis näiteks töövarjutamisel esitada. Või samamoodi, kui kooli on planeeritud külalisõpetajad, samamoodi jälle ette valmistama tööriistana, saab siis kasutada kogu klassi või grupiga vaadata üle, et mis informatsioon siis selle ameti kohta olemas on. Ja hästi kiirelt näitan siis ka mõningaid materjale, et e-kooli kotis on tegelikult siis eelmise edu ja tegu programmi raames toodetud väga palju erinevaid materjale ja töövahendeid, milles on mitmed ülesanded ka nüüd küll nimetatud haridusportaalina, et varasemalt siis need ametite kirjeldused olid haridusportaalis, aga tegelikult need nii-öelda samad küsimused töötavad väikese ülevaatamisega, sest et nagu Kerli siin enne rääkis, siis neid ametikirjeldusi kenasti uuendatakse. Töötavad siis hästi ka täna selle oskuste kompassiga. Ja mina kasutan nende leidmiseks, kuna e-kooli kott võib olla mõnikord natukene keeruline, kui mul on mingi väga kindel materjal vaja leida või kindla märksõnaga, et see sõltub, mis märksõnadega need on üles pandud, siis mina kasutan Eesti Karjäärinõustajate Ühingu kodulehte, kus on siis selline alamjaotus nagu materjalid. Siin on hästi palju muid materjale ka, kes on karjäärivaldkonnast huvitatud ja ei ole sellega tutvunud, siis ma soovitan vaadata. Aga siin kerides tulebki siis selline koht nagu edu ja tegu raames ilmunud materjalid, kus on siis jagatud kooliastmete kaupa. Ja täna ma siis näitangi teile ühte enda ja oma KNÜ kolleegide poolt koostatud sellist juhendmaterjali, mis käib siis ettevõtlikuna töömaailma valikaine alla. Ja millegipärast täna mul ei tahtnud see koolikott hästi töötada, tegelikult on siin kõrval siis näha kõik need erinevad teemad ja siia klikkides peaksid nad toredasti ka avanema, aga võtsin teile siis ette hariduse ja tööturu infoallikad.
ja siin on olemas nii Wordi kui PDF-ina, Wordina just selle jaoks alla laetavana, et see õpetaja saab teda kaasajastada, need on juba mõned aastad vana materjal, et siin on tõesti siis see haridusportaal välja toodud, aga need ülesanded tegelikult siis suuremas enamuses kehtivad ka kenasti oskuste kompassi kohta. Ja siin on siis olemas toredasti ka õpilase tööleht, mille saabki siis endale alla laadida, üle vaadata, et siin kuna see õppimise info on jätkuvalt haridusportaalis, siis seda esimest otsa saab siis ka haridusportaalist otsida, aga kõik, mis puudutab ametite kohta, et siin on lihtsalt siis sellised näidisküsimused, mida õpetaja saab kasutada või inspiratsiooniks võtta, mille põhjal siis teha näiteks selline infootsingu ülesanne oskuste kompassi põhjal. Et siin on erinevad küsimused ja siis ka sellised võrdlused ja siis ka faktide kokkuviimine, et näiteks sellised väikesed ülesanded. Nii et kellel huvi, kes pole oskuste kompassiga enne kokku puutunud ja tahaks seda kasutada, et siis soovitan seda vaadata. Ja lisaks hästi kiirelt siis mainin ka Jobpixi. Jobpix on siis selline karjäärinõustamise vahend, millega Eestis meil tegeleb Astangu kutserehabilitatsioonikeskus, nende kodulehelt, siit arendus ja Jobpix alt leiab selle vahendi. Nad pakuvad aeg-ajalt siis ka koolitusi, et kuidas seda vahendit kasutada, et selle vahendi sees on siis sellised erinevad ametite kaardid, kus peal on QR-koodid, mis viivad siis just nimelt ka selle oskuste kompassi lehele ja vaatama neid erinevaid ameteid. Et see on ka selline tore füüsiline vahend, näiteks siis karjäärispetsialistile, karjääriõpetajale, aga ka asjast huvitunud aineõpetajale, kes siis saab näiteks õpilastel lastagi sealt need ametid valida ja selle QR-koodi kaudu, mina olen seda hästi palju kasutanud, QR-koodi kaudu jõuab see õpilane siis sinna ametikirjelduseni ja saab sellise põhjaliku kirjelduse siis läbi lugeda ja järgmise ülesande juurde minna. Nii. Minu poolt, mina annan siis kohe sõna üle Ottole, kes tutvustab meile siis järgmiseid arenguid ja kui kellelgi on mulle küsimusi, pange need julge chatti ja siis tänase seminari lõpus vastame ka. Tere veel kord, jagan kohe enda akent ka. No nii, ja väga lühidalt siis tutvustan teile ka seda teist arendusetappi ehk teenuskeskkonda, et praegu me nägime tegelikult esimest arendusetappi, mille nimi on siis ametite ja oskuste kirjeldamise keskkond. Ja siin meil siis selles teises etapis meil on täna oma demokeskkonnas näitan teile isikustatud oskuste profiili, mis ongi siis mõte, et selline, et inimene tuleb, logib siia keskkonda sisse, siis kas Tara või ID-kaardi Smart-ID-ga ja sealt siis loome selle seose inimese endaga ja tegelikult saab hakata inimene juba tõmbama andmeid erinevatest riiklikest registritest ja meie siis näiteks EHISE, näiteks töötamise registri andmeid ja sealt me saame juba pakkuda inimesele siis mingisugused oskused, mis tal võiks olemas olla. Et see hästi suur murekoht oligi see, et kui täna inimene läheb meie siia oskused.ee lehele, siis tegelikult oskusi on väga palju ja hakata kõiki 4000 oskust läbi käima, see on väga ajakulukas. Me proovime seda natuke mugavamaks teha inimese jaoks. Aga jah, tulevikus meil tuleb veel, mida meil praegu näha ei ole, tuleb ka veel tõenduspõhine portfoolio ja sellega proovime ka võtta probleemi lahendada ja võtas siis eelkõige seda T-tähte, selle töökogemuse arvestamist. Et kui seda saaks läbi oskuste tõenduspõhise portfoolio lahendada, siis oleks ju kõigi jaoks imeline. Lisaks meil tuleb selline täiustatud ametisoovite algoritm, mis tegelikult meil juba esimeses arendusetapis on ka väga lihtsana saadaval, aga jah, selle kohta ma näitan pärast ka veel mõnda üksikut vaadet. Ja siis lisaks, mis me siia teise etappi välja arendame, on siis tööriist karjäärispetsialistidele ja eelkõige individuaalse karjäärinõustamise toetamiseks. Et siis inimene, kes tahab nõu saada, tuleb meie süsteemi, täidab ära lühikese küsimustiku, millega siis eelnevalt nõustaja saab tutvuda, enne kui ta hakkab nõustama seda inimest ja siis saavad juba koos teha läbi seda sama ametisoovite algoritmi, kirjutada mingisuguse tulemuse kokkuvõtte edasised plaanid inimese jaoks ja siis inimene saab selle juurde alati ka hiljem tagasi tulla. Vot, aga
vahepeal logis välja, ma login uuesti sisse tagasi. Et see on siis meie testkeskkond teisel arendusetapil. Ja siin ma näitan võib-olla kahte kõige põnevat osa. Esimene ongi inimese enda profiil, mis siis võib-olla meenutab sellist klassikalist CV-d, aga tegelikult on see natukene rohkem tükke ja mõte ongi siis, et inimene saaks enda, ütleme, kogu oskused puudutavat elu siia nagu kaardistada. Ehk siis meie profiilil alguses me küsime inimeselt, missugused keeli ta oskab. Siis meil on selline väga lühikene oskuste vaade, aga ma hiljem näitan ka seda pikemat oskuste vaadet, et see ei ole kindlasti see põhiline. See on selline kokkuvõte rohkem, et lihtsalt näed, et kui palju, mis grupi oskused sul on. Siis on hariduse sektsioon, kus siis inimene saab ise kaudu tõmmata enda haridust. Töökogemuses, nagu ennevalt mainitud, töötamise registri kaudu. Siis inimene saab kaardistada veel enda huviharidust, erinevad täiendkoolitusi, mis ta on läbinud, tunnistusi, sertifikaate, mis siis muu hulgas on ka meie enda kutseregister. Juhilube saab kaardistada, siis erinevad kuuluvused ühendustesse. Siis on selline linkide ja veebilehtede sektsioon, et siia võib siis panna, kas mina olen LinkedIni GitHubi pannud, aga tegelikult võib ka sotsiaalmeediaplatvormi siia panna. Ja see ongi siis eelkõige selle jaoks, et mitte, et me siit nüüd oskusi läheks inimese sotsiaalmeediast otsima, aga pigem, et kui hiljem inimene teeb enda väljakatavat profiili, mida ta võib siis muu hulgas kasutada CV-na või teeb seda tõenduspõhist portfooliot, et siis võib olla vajalik panna mingeid linke. Siis on selline vabatekstiline hobide osa ja siis üldiselt publikatsioonid ka. Ja kui inimene on meile selle informatsiooni kätte andnud, siis saabki tulla siia minu oskuste alla ja me pakume erinevaid tööriistu, kuhu nüüd ka veel lisandub siin, et kuidas need oskused saaks, mitte et ma hakkan 4000 nüüd otsima, aga et oleks natuke väiksem komplekt. Et siin ma võingi näiteks, ma võin tulla töökogemuse põhjal lisada, näiteks ütleme IKT analüütiku võtan siit ette. Ja siis annab mulle analüütiku oskused ja mina saan siis märgendada, et missugused oskused mul on olemas, missugused mitte. Ja saan niimoodi lisada, et ühesõnaga siin, mis ma näen, mul on praegu umbes 100 oskust, mitte 4000 enam, ehk siis väga suur võit inimese enda jaoks. Ja jah, töökogemuse põhjal, huvihariduse põhjal ja hariduse põhjal saab praegu neid oskuseid siia lisada. Ja siis siia alla tulevadki inimese oskused ja inimene saab siin filterdada need oskused, missugused tal on hinnatud, hindamata. Siis minul näiteks siin ongi erinevate tasemetega hinnatud need oskuseid ja ma samal ajal võin ka näiteks välja filtreerida, et kus oskustes ma olen nõrgem, kus oskustes ma olen võib-olla tugevam, et sellised filtrid on. Või millised ma olen täna lisanud, et ütleme, ma üle pika aja käisin süsteemis ja lisasin täna mingid oskused juurde. Ma saan ka siia tulla, vaadata, et milline mu tänane saak on. Ja jah, see on siis isikustatud profiili osa, et ma näitan nüüd paari slaidi veel, mis ma olen välja disaininud, aga veel ei ole jõudnud välja arendada, aga olen arendamas. Et siis ametisoovitaja algoritm, et see on meie täiustatud versioon siis ja siin me siis võtame inimese profiililt tema haridustee ja proovime selle siia ära kaardistada. Ja inimene saab muidugi ise siis ka valida, et kas ta üldse tahab või mitte, et võib-olla ta ei taha, et ma arvestaksime tema mingit bakalaureuse kraadi, mis tal olemas on, tahab täitsa nullist, et ka see võimalus on. Siis me küsime lisaks, et kui pika õpiteekonna inimene on valmis ette võtma, et kas ta oleks valmis veel juurde õppima või ta tahab olemasoleva haridusega hakkama saada. Siis me küsime, missuguse füüsilise aktiivsusega tööd inimene sooviks teha. Sama küsime töökeskkonna kohta. Siin meil on selline töökeskkondade nimistu, mis enamjaolt kaardistab kogu tööturu ära. Ja lõpetuseks on siis näidispersoonad. Persoonad on sellised huvitavad asjad. Et kui me võtsime kõik tööturul olevad oskused ja vaatasime, et millistes valdkondades ametites need koos eksisteerivad ja tegime sellise kaardi, siis me nägime, et tekkisid nagu 10 punti oskuseid. Me vaatasime nendesse oskustesse sisse ja proovisime igale puntile siis nime panna.
ja tekkiski selline persona ja jällegi, et persona siis katab ka ära meil kogu tööturu. Inimene saab siit lugeda ja kus ta tunneb, et samastub mingi persoonaga, ta saab selle persoona endale ära märkida. Ja lõpetuseks siis näitame neid ameteid, mis meie ametisoovitaja algoritm leiab ja võib-olla üks kõige põnevam lisandus, mis tuleb juurde, on siis see oskuste lõhe. Ehk siis inimene näeb, et missugused oskused tal on täna olemas ja missugused on puudu. Ja nende puudu olevatega me siis omakorda soovitame erinevaid õppimisvõimalusi, et kuidas seda oskuste lõhet parandada. Ja seal alla on siis nii kutse- kui kõrgharidusõppekavad, aga ka mikrokvalifikatsioonid. Ja siis tuleb selline, meil on ka täna juba tegelikult olemas ametite võrdluse vaade süsteemis, aga meil tuleb selline natukene graafilisem ja proovime siia rohkem informatsiooni, mis võiks inimesele huvi pakkuda, sisse panna. Ja antud vaates siis meil on siin palganumber võrreldes siis Eesti keskmise ja mediaanpalgaga. Meil on minimaalne soovituslik haridustase. Meil on soovituslik keeleoskus pandud iga ameti kohta. Nagu alla kerida, siis meil tuleb siin veel füüsiline aktiivsus. Siis need ikoonid, mis siin keskel on, need on töövahendite ikoonid. Ja siis siin põhjas on ka siis töökeskkond kirja pandud ja nende ikoonidega ka tähistatud. Et selline vaade. Ja lõpetuseks natukene statistikat ka, et siis 19. jaanuari seisuga meil on olnud oskuste kompassi lehel, mis on siis see, mida te nägite eelnevalt, on olnud 54 000 unikaalset külastajat, kes kõik on kokku teinud natukene üle 500 000 lehekülastuse. Meil see siuke uhke number just täis. Keskmine külastatavuse aeg on 7 minutit 23 sekundit, mis on niimoodi veebilehtede statistikas märkimisväärselt kõrge, et selle üle me oleme ka väga uhked, et näitab, et meil on palju väärtuslikku sisu, mida inimesed tahavad tarbida. Aga minu poolt on kõik. Aitäh, et kuulasite ja annan mikrofoni edasi. Ja, et nüüd Euroguidance'i programmi Margit Rammal, kes siis lõpetuseks toob siis seda pilti ka juurde, et kui meie siin pakume nagu sellist peaasjalikult sellist digiteenust, et mida põnevat siis nagu Hanna on tegemas. Jaa, olen ma kuuldel. Tere! Suur rõõm tõesti nende esitluste järgi saan ma öelda ainult, et vägev, mida Kutsekoda ja Oskuste Akadeemia teevad, et nii Haridus- ja Noorteameti programmijuhi kui karjäärinõustajate ühingu juhatuse liikmena tahaks aplodeerida ja tõesti tänada, et nii suur panus sellesse keerulisse oskuste, hariduse ja töömaailma, et mida Oskuste Kompass toob, et suur tänu. Aga tõesti sellise viimase esinejana mina Oskuste Kompassist ei räägi, küll aga väiksed infokillud, et ma tahaks öelda, et ma olen täna heade uudiste tooja ja täna on esimene avalik esmaesitlus, et rääkida sellest, et karjääriteenuste arendamine, eriti karjääriteenuste tulemuslikkus haridusvaldkonnas on jälle pildis, et vanemad karjäärivaldkonna inimesed mäletavad või isegi ei pea väga vana olema, et 2023. aastal Edutegu programm lõpetas ja me olime ootel, et kuidas arengud jätkuvad, aga nüüd on asjad natukene paika paremini loksunud ja jagan teiega hea meelega. Niisiis, et esimene hea uudis on mul, saan edasi liikuda, on mul karjäärinõustajate ühingu poolt tõesti, et see oli eelmine aasta tehtud suure töö vili, et soovitus kõikidele koolidele, et Haridus- ja Teadusministeerium pöördus siis karjäärinõustajate ühingu poole ja valmis selline juhendmaterjal õpilaste karjääripädevuste arengu toetamine, soovitused karjääriteenuste süsteemi loomiseks koolis, et kui meil on päris palju metoodilisi materjale, töölehti ja juhendmaterjale ja veebiarenguid olnud erinevatel ajaperioodidel ja kõik see nimekiri, mis Kadri just scrollis, et mis on karjäärinõustajate ühing kodulehele kokku korjatud, siis sellist juhendmaterjali, mis tõesti oleks koolile toeks, et kuidas siis seda hästi mitmekihilist läbi õppeainete, kasutades valikainet, kasutades kõiki neid aktiivseid tööturu tundma õppimise vorme nagu süsteemi seada ja kooli jaoks fookust hoida.
siis selline juhendmaterjal sai kaante vahele, mis aitab mõtestada tegevusi karjääri arengu toetamisel ja luua selline terviklik süsteem koolis. Ja mis veel kõige olulisem, et seirata, et kõigepealt sättida endale sihid, et mida me tahame saavutada koolis ja kuidas me teame, et meil päriselt hästi läheb. Nii et soovitan kõigil seda materjali kasutada ja väikse sissejuhatusena siis, et see räägib nii mõistetest, et kuidas me mõistame karjäärivaldkonna üle elukaare, haridussektoris, tööturusektoris, mismoodi see korraldus koolis on, mismoodi see õppekava vaade on, aga väga oluline, et kuidas koostöö saab käia koolisiseselt ja kooliväliste partneritega ja loomulikult siis ka selline seiramise aspekt. Nii et see oli minu esimene hea uudis. Teine, millest ma tahaks rääkida ja tähelepanu tõmmata siin, et see Karjäär+ programmi raames on esimene tegevussuund käima lükatud. Meil eelmine aasta tegelikult juba novembris-detsembris toimusid sellised esimesed piirkondlikud seminarid, kus me kutsusime koolide tiime, sealhulgas koolijuhte ja kohalike omavalitsuste haridusspetsialiste, et koos kraadida karjääriteenuseid siis kooli tasandil ja piirkonna tasandil, et kuidas siis koolis luua see õpilast toetav süsteem ja see seminar on just selline 2 korda 1,5 tundi formaadis ja me saame piirkonna koolidega koostöös siis mõtestada, vaadata, mis meil koolides toimub, mida me piirkonnas teeme, kavandada järgmisi samme, leida kaasamõtlejaid ja üldse olla kursis valdkonna arengutega. Et tänaseks on siis meil 4 seminari toimunud. Eile tulin Võrumaalt, oli väga äge seltskond koolijuhte ja KOV-juhte koos. Nii Võru, Põlva kui ka mõned vallad Tartumaalt, et me nagu väga sellisesse regionaalsesse formaati kinni ei jää, et tahame kindlasti ka maakondade ülest koostööd toetada. Ja tänaseks on siis teada, et 3. ja 10. veebruaril on oodatud Pärnumaa ja Läänemaa koolide tiimid ja KOV-ide haridusspetsialistid. Et üks seminar toimub siis 3. märtsil Pärnus ja 10. veebruaril Läänemaal ja esimese kvartaliga on plaan meil siis üle Eesti kõik maakonnad läbi käia. Ja natukene taustast pikemalt, et kui ma rõõmustan, et karjääriteenuste arendusel on nagu niisugune laiem raam olemas, siis tegelikult toimub see kõik, olete ilmselt kuulnud, ÕKVA+ programm, mis on üks võimas programm, Haridus- ja Teadusministeerium peab ja sealt üks siis killuke on pühendatud karjääriteenuste tulemuslikkusele haridussüsteemis. Sellel on 2 elluviijat, üks on Tartu Ülikool, kes siis toetab õpetajaid just koolitustega ja on koolitusi nii MOOC-i vormis kui aineõpetajale, et valikainet läbi viia, kui aineõpetajatele, et seda integreerimise tööd teha, mis Kadri siin mitmeid näiteid tõi, et kuidas saab erinevates ainetes, nii et hoidke silmad lahti, et varsti kuulutab Tartu Ülikool välja järgmised õppimisvõimalused ka sellel aastal. Ja teie ees siin praegu on tegevuskava Harnole siis 3 aastaks sisuliselt, et me 2029 esimeses kvartalis tõmbame juba otsi kokku, nii et mis on tulemas, on üks tegevus keskendub kvaliteedile, et seesama juhendmaterjal, mida ma eelmisel slaidil näitasin, et sellele on tulemas nagu vol 2, me oleme juba leidnud erinevaid teemasid, mis tasub sinna sisse tuua, täiendada ja selle kasutatavust veelgi parandada. Siis on tulemas sekkumismudelite piloot kohalikes omavalitsustes. See on siis ettevõtmine, mis tugineb tugevasti sellele, millega Edutegu programm 2023. aastal lõpetas, kus sai piirkondlike karjääriteenuste mudelite disaine uuritud. Ja nüüd me liigume siis sellega edasi, et kutsume piirkondi üles, et saaks seda rakendust toetada ja just sellist rakendust toetada ja pilotiseerida, mis siis oleks jätkusuutlik ja jätkuks ka pärast programmi. 4. tegevusena on karjääriteenuste korralduse tõhusus, et kindlasti seire on süsteem, kuidas me teame, et mis me teeme ja kas me teeme hästi ja millal me saame aru, et me teeme hästi. Nii et niisugune laiapõhjalisem uuring pigem aastal 2027, aga sellise sihiseadega hakkame juba sel aastal tegelema ja loodame selles osas koolidele toeks olla. Ja viimase tegevusena on siis ka õppevara ajakohastamine, nii et suhke nimekiri, mida Kadri näitas. Me esimese sammuna vaatame sellele otsa, mis meil on olemas, mis meil on puudu, kas on mingid materjalid, mis saaks kiire kohandamise, vajavad kiiret kohandamist või on midagi, mis on täiesti puudu, midagi innovaatilist, mõni teema, mõni oskuste käsitlus. Nii et see on ka meil laual.
ja päris viimasele slaidile paningi lisainfolingid. Nii et lahkelt Kutsekoja inimesed jagavad ka chatis, aga siis piirkondlike arendusseminaride selline infopesa on praegu Harno blogiartikkel. Me programmi kodulehekülje ettevalmistamisega tegeleme ka ja loodame teavitustöös mitmeid samme ette võtta, sealhulgas oleme 5.–6. veebruaril Pärnus haridusjuhtide konverentsil, et me tõesti leiame, et see haridusjuhi roll luua selline keskkond, et õpetaja saaks koolis siis karjäärikujundamisoskuste arendamist toetada ja partneritega koostööd teha, et tuleks see tervik, et siin on haridusjuhi roll väga oluline. Siis ministeeriumi koduleht on karjääriteenuste siukse sakiga olemas, siis, kus see juhendmaterjal on üleval, millest ma räägin, aga on ka rida selliseid uuringuid ja muid asju, millel tasub silm peal hoida, kui tegevusi kavandada. Ja siis kolmandana karjäärivaldkonna uudiseid nii meilt kui mujalt. Et ma olen otsapidi ka Euroguidance'i programmi juht, mis on siis Erasmuse tegevus, mis keskendub sellise rahvusvahelisele tööle ja et me ikkagi õpiksime välismaalt ja meie õpilased saaks rahvusvahelisest kogemusest ka karjäärikujundamise pädevusi, aga loomulikult ka spetsialistid ise oleksid selle kogemusega. Aga et siis see sotsiaalmeediakanal on selline, kus me siis niiviisi iganädalaselt kiiremaid uudiseid jagame, et mis meil Arnos on toimumas või siis mida värsket on rahvusvaheliselt turult tuua. Ja see ongi hästi selline lühike infoblokk minu poolt. Tänan selle võimaluse eest ja soovin, et meil neid koostöökohti tekiks veel ja rohkem ja me sellest sünergiast võidaks kõik valdkonnad. Aitäh teile! Aitäh sulle, Margit, et tore, et siin sellel teemal on ikkagi niisugust aktiivset tegutsemist ja uus hea programm on ellu kutsutud. Et küsimusi on tulnud, aga peaasjalikult on küsitud just meilt oskuste kompassi poole pealt küsimusi, nii et kui keegi tahaks nüüd veel Kadri või Margiti käest midagi küsida, et siis kutsun üles küsima veel chati on võimalus, et ma siis paari minutiga võtaksin siis meie selle veebiseminari kokku ka, et mul on lõpetuseks jagada sellised infokillud, mida siis saate pärast põhjalikult slaidide peal ise ka klikkida ja tutvuda. Aga tõesti võib-olla, et kui siin sai kiidetud OSKA uuringud, nad on tõesti hästi vahvad ja seal on need teemalehed, kus saab väga häid ülevaateid, aga et siis eelmine aasta tuli meil välja töö ja oskused 2035, mida väga-väga soovitame lugeda, keda huvitab, seal on tõesti väga laialt käsitletud teemasid ühiskonnas, mis kõik võiks nagu meile öelda, mis erinevate ametite ja oskustega hakkab siin 10 aasta perspektiivis juhtuma. Ja väga soovitame kuulata, kes ei saanud osaleda OSKA konverentsi, OSKA olla tulevikus samm ees, et selle lingi alt, mis ma siia slaididele panin, saate siis vaadata salvestusi. Ja siin veel mõned lisamaterjalid, mida me oleme ise siin videosid teinud ja kui kedagi huvitab just täpsemalt uurida, mismoodi me seda oskuste süsteemi metoodikat olen kirja pannud, ja mis on siis kõige selle aluseks, mida me teeme, et siis on võimalus selle metoodika lingiga ka tutvuda. Kui te tahate olla kursis ja värskelt teada saada, kui me oleme tulnud uue arendusega laivi, et siis tasub ennast Kutsekoja uudiskirja saajaks panna, et siis on kindel, et ei maga maha, et oleme laivi tulnud selle uute funktsionaalsustega ka, mida Otto siin tutvustas. Aga siis järgmisena ootame teid järgmisele veebiseminarile ka, et praegu on hea see kutse kohe üles teile öelda, et infot veel kodulehel ei ole, aga varsti tuleb, aga meie juba teame ja nüüd teete teie ka, et 18. veebruaril on siis plaanis meil järgmine Oskuste Akadeemia ja sinna tuleb siis esinema Piret Türk, kes on siis koolitus- ja arendusekspert Swedbank Academy Estoniast ja nemad on siis hästi vahvasti võtnud tõesti need OSKA uuringu üldoskused ja teinud oma võtmeoskuste arendamise plaani ja seda nüüd mõnda aega ka ellu viinud, nii et see kogemuslugu on väga-väga põnev. Kutsume kuulama, kui kedagi kohe kõnetab, siis teate,
Oskuste Akadeemia lehelt saab jälgida, kui on juba registreerimine avatud. Aga jah, ja meie playlisti võite ka vaadata, et kes ei ole eelmisi saanud kuulata, siis kõik Oskuste Akadeemia veebiseminarid on meil veebis üleval YouTube kanalis ja ka tänane siis läheb sinna ülesse. Tänan teid väga, et saite tulla. Ma ei tea, kas vahepeal on küsimusi tulnud. Et võime veel kiiresti üle vaadata, kas on mõni küsimus vajab veel vastamist, aga kui keegi tahab kohe slaide ja linke saada, et siis meie slaididelt, et siis on võimalus QR koodiga nad kiiresti ära võtta. Teadan seda korraks veel ette siia. Nii, aga ma vaatan siis vahepeal, kuidas on küsimustega. Vasta viimase õhus oleva küsimus. Tuleb kirjalikult viimane. Aga siis sellisel juhul ütlen kõigile aitäh esinemast ja kuulajatele kuulamast. Suur tänu, kõike head.